situation. I can change it, I can change it. You're on my mind. Even if you leave me here waiting, I can make it, I can make it. It's worth the time. Oh, my heart belongs to only you. Oh, you know that I will see it through. You're on my mind. Nii, aga tere õhtust ja tahaks öelda imelist suveõhtut, aga ütlen lihtsalt suveõhtu, et kuna ilm ei ole kõige parem. Aga Tervist, täna me tervist ilmast kõigile. pikalt rääkima ei hakka, et täna on teemaks siis tervis ja teemaks on siis avasta enda tervisepotentsiaal. Ja siis meie loengut viib läbi täna Tanel Järmel, kes on siis mind ja minu tervist väga palju inspireerinud ja aidanud sel teekonnal. Tanel on teinud kümneid ja sadu terviseseminare, et ma pikalt siit juttu enda kätte ei jätagi ja Tanel ise siis kiidab ja juhatab ennast sisse pikemalt ja läheb seminarile üle. Ja suuremad tänud, Mait. Siin oligi seda alguse sissejuhatav muusikat ja Bauhofi reklaami oli hea kuulata, hea, et siin magama ei jäänud juba vaikselt. Ja täna täiesti fantastiline seminari ilm on. Et mis siis, et päikest ei ole, väikest vihma sabistab, et täiesti suurepärane tegeleda enesearenguga ja sissepoole vaadata ja vaadata, kuidas me saame oma tervisega hakkama eesoleval sügisel ja talvel. Sellepärast, et nimelt hakkame kohe sellest rääkima ka lähemalt, kui õigesti kõik suvel teha, siis on võimatu, et sul on septembris või oktoobris köha või nohu, mis on reaalsus. Septembri alguses väga paljud lapsed lasteaias on kohe haiged, inimesed on tööl jäävad haigeks, on köhad-nohud. Sellest kohe juttu tuleb. Ja mina olen jah, Tanel Järmel, üle 9 aasta olen tervise valdkonnas otsapidi olnud, mind on inspireerinud jah, oma enda siin tervisesammud ja oma pere tervisesammud ja väga-väga paljud sadade ja tuhandete inimeste tervise edenemine ja just looduslikult, ravimivabalt ja väikeseid nippe ja nõkse siis igapäevases toitumises katsetada. Mul on hea seda kõike rääkida, sellepärast et 2015 aastalt ma võin öelda, et ei taibanud sellest tervise loogikast ega inimese biokeemiast peaaegu mitte midagi. Olin selle kõik ka kooliajast ära unustanud ja väljend, et oleme see, mis me sööme, et sellest ei saanudki süvati aru. Aga 2015 lõpus, kui hakkasin oma laste tervisemuresid, kuna tollel lasteaias hakkasin lahendama, et miks need kõrvapõletikud on, miks on peavalud, miks on kõhud kinni, miks on angiinid esinevad, et kas peavad tõesti lapsed olema, et 2 nädalat lasteaias ja 3 nädalat haiged kogu aeg. Ja tuligi välja, et ei pea, et kõik on lahendatav. Aga selle peale ma ise ei tulnudki tegelikult, et mul endal kõiksugused liigesprobleemid ja nahaprobleemid ja isegi ma hakkan tagantjärgi mõtlema, et võimalikud sellised vaimsed ärevushetked kõik, et ma ei teadnud, et need võivad kõik olemata olla. Ehk siis tollel ajal, kui ma olin 39, arvasin, et täis elujõus meesterahvas. Nüüd, kui ma kohe saan 48, et näha, et asjad toimivad. Vanus on ainult number, et vanuse kasvades saame olla terved ja selleks on vaja ainult lihtsalt igapäevaseid väikseid nippe, millest täna räägimegi. Et igal ühel on see tervisepotentsiaal sees olemas. Küll aga kas ta nüüd teab, kuidas seda avastada või kas ta tahab seda avastada ja kas ta tahab avada, et sellest tulebki täna siis juttu. Et kindel on see, et ühtegi lõplikku tõde ei ole. Inimkeha on niivõrd keeruline
ja kindel on see, et me räägime täna väga palju sellest füüsilisest poolest ja toidust, on ju. Küll aga vaimsus on see, mis sellest kõigest üle sõidab, on ju, ja meie vaimne heaolu ja meie mõtteviis ja mõttelaad, on ju. Ja kui enamus, tänase praktika, mis räägin, enamusel toimivad ja need baseeruvad samamoodi teadusel, samamoodi loodusel ja biokeemial. Enamus see, millest ma räägin, arstid õpivad tegelikult esimesel ja kolmandal kursusel nii toitumises kui biokeemias. Et ei ole miskit ime, ei ole mingid imenipid, aga teatud toimivad loogikad on. Aga jagan siis oma ekraani ja hakkame siit otsast minema. Ma julgustan kõiki, et punkt 1, olla kaameraga sees, siis on palju lõbusam mul siin rääkida. Näen nägusid. Aitäh, Mari-Liis, naeratuse eest. Et siis ja Eneli, Mait, aitäh. Ja lisaks alati küsige vahele, kui te tõstate käe, ma võib-olla siin suure lobisemisega ei pane tähele, et siis lükake mikker sisse ja lihtsalt segage vahele. Et väga okei, et ei lähe siin mingit skript sassi, et ei ole midagi taolist, et võtke vabalt. Et alguses räägin ära, et ärge jätke siis, et küll lõpus küsin midagi, läheb meelest ära teil, küsige kohe vahele. Ja kõige lõpus siis võiks siis ka küsimused-vastuse voorud teha, kui on huvi ja soovi kellelgi. Ja võimalik, et äkki keegi soovib, et siis võtab veel näiteks kõige lõpus võtab salvestuse maha, keegi ei taha, et näiteks salvestuse peale jäävad äkki personaalsed küsimused ja kui on väga-väga personaalsed küsimused, siis alati loomulikult võtke ühendust, et mina Maiduga täna korraldame seda, on ju, aga kes sind kutsus siia näiteks, et viige siis minu või Maiduga kokku, et kui tahate personaalsemalt küsida ja samamoodi meil on väga palju sõpru-tuttavaid nii-öelda arstide ringkonnas, toitumisterapeute, toitumisnõustajaid, et kui on spetsiifilisi küsimusi ja saaks abi. Nii, aga jagan oma teist ekraani. Kas see on näha teine ekraan mul? Jaa, on näha. Väga hea. Nii. Kohe sätin omale selle ekraani ka paika ilusti, kus mul on kaamera ja kus ma räägin. Vaatangi, kus ma sätin teie pildi. No. Nii, ehk siis tervislik eluviis hõlmab siis meil ju mitmeid aspekte. See on ju siis tervislik toitumine, regulaarne liikumine, piisav uni ja stressi haldamine. Et need on igapäevased harjumused, need aitavad meil säilitada siis energiat ja üldist heaolu. See on ju ilmselt kõigile teada. Ja haige olemine või kui me ei saavuta energias või füüsilises vaimses olekus rahulolu, siis enamus juhtudel ma võin öelda, et see on teadlik valik. Et võid seda soovil vältida, võid seda soovil kogeda. Et miks ma seda nii väidan? Et me oleme harjunud lükkama oma tervise eest vastutust kõigele muule või kõigele, mis meil siin igal pool mujal keskkonnas toimub. Näiteks panete tähele väljendeid, et ma jäin haigeks või et miks sa oled haige? Aga sellepärast, et ma sõitsin bussiga. Ehk siis bussis on viirused. Ehk siis panete tähele, mis siis, ma lükkan oma selle tervise, oma terveks oleku bussi süüks või teiste inimeste süüks. Samas vaata endale otsa, aga äkki on sul immuunsusega midagi, äkki sa ei tohiks korjata bussist üles viiruseid, näiteks on ju. Või kui lähed arsti juurde, selg valutab, arst ütleb, aga vaata passi. Selge. Sinu tervis on seega pass süüdi. Aga kas sa ise oled selles süüdi äkki, et sul pole piisavalt regulaarset trenni teinud, liigesed lihased või on äkki söömisharjumused? Kui me käime ilma sallita talvel või läheme siis kevadel liiga vara ujuma, inimene jääb haigeks ja mis siis süüdi oli? Ei, see on ju mingi külmetushaigus.
miks külmetushaigus? Kas ei ole jällegi sinu immuunsüsteem hoopis, mis ei pea vastu sellele kõigele? Loomulikult on kõiges selles jutus erandeid, aga miks ma seda kõike nii mõnusalt enesekindlalt saan väita, sellepärast et ma ise olin viimati nendes kõigis, mis ma eelnevalt nimetasin, kõigis võimalikes haigustes, viimati olin 2016 aasta jaanuaris. See oli viimane hetk, kui mul üldse oli nohu, viimane hetk, kui mul oli üle selline 10 tunni üleüldse mingisugune haigus. Pidevalt enne vanasti oli mul bronhiit korra aastas, kopsupõletik oli aastas, on ju, ja igasugused muud sellised nipet-näpet tervisehädad, on ju. Et sellest kõigest on võimalik üle olla, kõigist igasugustes kõigest, kui väga hull viirus on kuskil liikvel, siis minul on silmad korra valusad sel päeval. Ja ma siis tagantjärgi vaatan, et igal pool kõik olid haiged ümberringi kolleegid. Ja siis sain aru, et okei, väga hull viirus oli üle. Et ma ei saa öelda, et kõik saavad nii raudse tervisega olla, et see on kombo kõigest. Ja ma ei ütle, et ma olen eeskujulik toituja, vaid ma täiesti tavapäraselt ma toitun. Küll aga eks me peame oma meelelaadi ja kõige muuga ka tegelema, et võimalikult vähe stressi. Et seepärast ma ütlengi, et see tervis on, igalühel on valik, aga selles peab natuke ennast vaimselt füüsiliselt treenima, et olla terve, aga see on kõigil võimalik. Ja kõrge eani tegelikult saame saavutada seda nii-öelda head tervist. Aga tervis on siis teekond ja me võime ju sellel teel eksida, on ju. Aga võime ka mööda viitasid minna, mis on need soovitused ja õpetused. Et mõned toimivad, mõned mitte. Selles suures keerulises ühiskonnas, leian nüüd see oma, on ju. Aga üldraamides ma vaatan, et mis on ka meedias käib läbi, et enam-vähem tegelikult on need soovitused kõik juba enam-vähem ühte auku ja on ennetuse peal ja rakupõhised. Aga alustame siis näiteks Maailma Terviseorganisatsiooni definitsioonist, 46 aasta definitsioonist. Ja vaadake, et kas tervis tähendab seda, kui me oleme ka kurvameelsed näiteks. Ei, see on selline ideaalne valem, et inimene ei saa öelda, et ta on terve, kui ta tarbib mingisuguseid ravimeid. Või siis teine võimalus, et tal ei tule enamus öid ei tule und või ta ärkab liiga vara või ta magab üldse 3 tundi. Kas ta on terve? Ei, see tegelikult ei ole terve. Või siis, et kas naisterahval on kõik korras, kui ta on 40-aastane ja tal on juba premenopaus? Ei, see ei ole normaalne, see on kõrvalekalle, on ju. Aga väga paljud, kui ma räägin ka, et tervisest või midagi, et ja, ma olen täitsa terve, ainult võtab mingit 5-6 ravimit iga päeva. See, et meil on vaja veresoonkonna ravimeid võtta, see on nagu oleks tavapärane, on ju. Või kilpnääre ei tööta, see on nagu tavapärane. Ei, tervelt elatud elu tähendab seda või terve, et sul ei ole mitte üldse mitte midagi viga. Et minu meelest see definitsioon on täiesti ideaalne, aga kuidas nüüd saavutada ja kuidas jätkuvalt olla siis terve? Natukene vaatame korra statistikat nii 2016 aasta kui praegu käesolev 2024 statistikat. Miks ma selle korra toon ette lihtsalt, et aru saada, mis siin üldraamides toimub, et millesse inimesed üleüldse surevad meil. Et nende nimi on elustiilihaigused, millesse me sureme. Näiteks siin ongi toodud kõige suurem pirukas 2000, see oli vist 2016, et veresoonkonna probleemid on ju ja vähid. Ja siis, aga vigastused on ainult näiteks mingi 5%. Ja kui palju meil räägitakse siis sellest näiteks, et meil sureb 40 inimest päevas enneaegselt. Aga kui meil näiteks läheb maanteel buss uppi ja bussis saab 10 inimest surma, siis on ju poleemika missugune. Aga õnnetustesse sureb meil ainult 2 inimest. Aga miks ei pöörata tähelepanu, et iga päev 40 inimest sureb ära? Ma enne vanasti ei saanud ka sellest aru, et see on kõik ennetatav või ütleme, et 95% ennetatav. Aga kahjuks tänapäeva lääne meditsiin on üles ehitatud reageerimise põhile.
põhiselt. Näiteks Mait, kes on päästes, töötab, et siis Mait teab väga hästi, et kui pääste töötaks ainult reageerimise põhiselt, siis meil kõik majad põleksid ja me jookseksime ringi kogu aeg. Et me peame ennetama ikkagi tulekahjusid, on ju, et reageerimine on väga kallis, samamoodi politsei. Et ennetada on odavam kui reageerida, aga ma mitte kuidagi ei sarja meie arste, nad teevad laitmatut tööd. Kui me kukume ennast katki või miskit õnnetus juhtub, jumala eest lapivad ennast meid väga hästi kokku, super, see peabki nii olema. Aga need haigused, mis võiks ennetada inimestel igasuguse enamus veresoonkonna probleemid, teise astme diabeedid, rasvumused, kõik muud on ju, ja sellega kaasnevad nähtused. Nendega võiks inimene ise tegeleda või vähemalt me teaksime, kas meediast või arstide sõnust, kuidas nendega tegeleda. Ja siis me hakkamegi hiljem natukene rääkima sellest, et kuidas seda kõike ennetada, on ju. Et me ei mõtle selle peale, on ju, et mis tegelikult meil siin, mis meil juhtub või miks neid haigusi nii palju on või millest need vähid tulevad, et kas see on kuidagi juhus või see on geneetiline. Ma palju kuulen seda, et geneetika on süüdi. Ja, on küll süüdi. Et kui me vaatame, millest meil tervis koosneb, siis hästi primitiivselt on see pilt, millest tervis koosneb. Kui teil esineb miskisugune haigus või teie sõbral, siis vaadake seda ketast või seda pilti ja siin on see vastus, miks ta jäi haigeks. Ja kuidas seda niimoodi tervist ilusti hästi lugeda, siis niimoodi, et tervist sõltub põhimõtteliselt 50% siin mõtlemine, uni, toitumine, liikumine ja võtamegi selles samas järjekorras. Just see on siis punkt 1 on mõtlemine, on meie tervise alustala. Kui me oleme stressis, kui meil on negatiivsed mõtted, kui me ei tegele oma ajuhügeeniga, siis see sõidab kõigest järgnevast üle ja meil on tervis nässus. Siis uni, väga oluline, et täisväärtusuni ja mitte niimoodi, et me mõtleme, et me magame, tegelikult me ei lähe sügavasse unne, vaid et me oleks ikka ilusti, olenevalt ongi, et olenevalt inimesest 7-8 tundi täiskasvanu oleks vähemalt maganud, on ju. Siis sealt edasi alles toitumine ja siis liikumine. Panete tähele, mida need 40-aastased mehed nüüd üldistades teevad üpris tihti. Hakkavad jalgratast ruttu sõitma ja siis saavad südari, on ju. Või siis teine võimalus, et hakkavad ruttu jõusaalist kuskil käima, aga nad ei pööra näiteks tähelepanu üldse, võtavad Coca-Cola siirut, joovad peale, on ju. Ei pööra tähelepanu toitumisele. Et kui tegeleda oma tervisega, siis kõigepealt vaata oma mõtted üle, vaata uni üle ja siis toitumine ja siis mine siis oma tervisele ajale ruttu ja hakka jooksma, on ju, kui on soov ja tahtmist. Et need peavad kõik koosmõjus käima, aga selles järjekorras. Ja siis, kui me siin kõik 50% õigesti teeme, siis alles tuleb, mitte alles, vaid enamus tuleb siis geneetika mängu. Näiteks 20% siis mõjutab geenid meie tervist ja mõjutab tõesti. Et mõjutab see ka, et kas raseduse ajal näiteks ongi, et kas meil ema suitsetas või mitte. Ma mäletan, kas see on siis poisslaste sigimisvõime sõltus sellest, ma ei mäleta, kui palju protsenti, kui naisterahvas rasedusest suitsetas, on ju. Aga näiteks sellised geneetilised kõrvalekalded meil, et kellel väga paljudel meil on olemas seda ja saab geenitestiga määrata, et mis on nagu geenide kantud vähilised. Näiteks on näiteks enam levinud on meil ju näiteks rinnavähk naistel ja meestel eesnäärmevähk. Et see on ilusti määratav ka ja kas see on meil geneetiline või mitte. Kui teil on näiteks mingi geneetiline eelsoodumus mõneks kasvajaks, siis te ei pea suures plaanis mitte muretsema selle pärast, et selle esineks, kui te teete siin esimeses pooles kõik õigesti. Loomulikult keskkond, kui te ei ole siin ainult väga kehvas keskkonnas kogu aeg, kus on gaasid, mürgid, on ju. Aga kui te teete kõik siin esimeses pooles õigesti, siis tavapäraselt neid näiteks ongi see vähigeen, mis on BRCA1, BRCA2 vist rinnavähigeen, on ju. Nad ei esine enamus juhtudel, et see on kõik ennetatav. Et geneetika on küll tore, on ju, aga need geenid on nagu lülitanud, neid ei lükata sisse. Ehk siis me ise mõjutame enda seda kehalist või üldse tervist, on ju.
aga kui me hakkame siit järjest step by step spetsiifilisemaks minema, et siis kui võtame sellest suurest ketast siis selle toitumise poole ette, et siis, et palju me üldse mõtleme nüüd toitumise peale, et miks me sööme? Et enamus inimesed ju ei mõtle lahti, nad lihtsalt on isu ja hakkame sööma. Aga kas te mõtlete seda, et te käisite nüüd eile poes ja ostsite silmadele süüa mingit toitainet, kas ostsite maksale toitainet, kas te ostsite luudele, liigestele toitainet? Ei mõtle selle peale. Ausõna, mina ka ei mõtle. Aga tegelikult ju peaks. Miks me sööme? Me sööme sellepärast, et ennast üles ehitada. Väga paljud arvavad, oi, me sööme sellepärast, et energiat ammutada või üleüldse, et kui me isegi mingit kalorikast toitu sööme või mingit rämpstoitu sööme, mis seal ikka, et lähen jooksen maha ja pole hullu midagi, et ega ma siit paksuks ei lähe. Et see on üks võimalik pisikene kõrvalekalle, et kui me rasvume. Aga mis me vajame? Me vajame toitained ja palju me selle peale mõtleme, et kõik meie naharakud, silmarakud, luurakud, igaüks vajab erinevaid toitaineid, ja kui me lähme poodi, mis me valime? Me üpris tihti valime endal me valime ju reklaami ja hinda ja mida me siis saame? Me saame võimalikult vähe toitaineid. Aga kuidas siis, ma ütlengi, et meie rakud ennast üles ehitavad, et kui võtta meid kui näiteks keemiatehast, siis ongi, et masinateks ja seadmeteks on ju organid ja koed, ja organid ja koed koosnevad rakkudest ja rakkude ehitusmaterjal on toit. Et seda me peame saama. Ja enamus inimesed ei mõtle selle peale, et ostan poest süüa, et ennast üles ehitada. Et lihtsalt me reaalselt tarbime tühju kaloreid ilma toitaineteta, mõtlemata, et mida meil liiges või sugu või silmarakk sellest ju arvab. Aga miks ma sellele siis keskendun nii palju, et saada aru, et tuletada lihtsalt meelde, et me oleme üks suur rakukogum, et me koosneme triljonitest rakkudest ja vaadake, kui teil tervisel on miskit häda, mis iganes teil häda on tervisel, kas pea valutab, kas mingi liiges valutab või kus iganes miski asi annab järgi või esineb päikeseallergia või nõgest õpib või jumal teab mis iganes, siis vaadake, siis sellest 37 triljonist järelikult mingisugune miljonikene kuskil siin käe peal, kus see esineb, et ei tööta korrektselt. Mingid teatud rakutüübid ei tööta korrektselt, kui see organ annab, see jupp annab järgi meil. Ehk siis hakkame mõtlema selle peale, et järelikult see rakukogum, et ta ei toimi sellepärast korrektselt, et ta ei saa korralikult ju mingisuguseid toitaineid. Kui ta ei saa toitaineid, siis ta vaikselt hakkab ju nii-öelda deformeeruma, ta ei anna õiget produkti. Et kui sa keemiatehases ühest otsast paned tooraine, täiesti suvalise tooraine sisse, et kui sa paned metalli sisse, siis teiselt poolt klaasi ei saa. Noh, sama on nagu inimeste rakkudega põhimõtteliselt. Et need hakkavad järgi andma. Et me ei mõtle selle peale, et ongi, et meil on kõikil rakkudel, et need funktsioonid on ju, ja mida nad teevad. Aga miks seda kõike vaja teada on näiteks, et meil rakud ju poolduvad. Et nii-öelda üks rakk läheb rakku surma ja pooldub uus rakk. Põhimõtteliselt meie elutegevus lõpeb ka siin, et kui need rakud enam ei pooldu, kuni 20 eluaastani ju üks rakk pooldub väga paljudeks rakkudeks, noor kasvab. Et siis kuni, ma ei mäleta, kas see oli nüüd 35 eluaastani need rakud poolduvad üks-ühele ja edasi sealt hakkavad vaikselt hakkab see vananemisprotsess pihta ja need rakud ei pooldu enam. Siis me võiksimegi hoolitseda enda olemasolevate rakkude eest vähemalt nii hästi kui võimalik. Ja igal rakul on siis pooldumise aeg ja mõelge nüüd seda, et kui meil on mingi terviseprobleem, näiteks luud lähevad krõps ja krõps kogu puruks, siis kui me teame, et luurakud uuenevad meil a la 8 aastat, siis järelikult, et kõige primitiivsemal moel, kui me tahame tugevaid luid saada, siis me põhimõtteliselt 8 aastat peame korrektselt D-vitamiini võtma. Et siis me teame, et siis on meil saavutatud luurakud. Vererakud uuenevad 4 kuud näiteks. Et kui me teeme vereproovi ja me
me siis 4 kuu pärast vahepeal, oleneb, kuidas me oleme toitunud või ravimit võtnud, mis iganes, siis kui me tahame totaalselt uut verepilti saada, siis me ootame 120 päeva ja kõik vererakud vahetuvad, on ju. Näiteks naharakud vahetuvad meil 15-20 päeva, on ju. Siis ongi südamelihased 20 aastat, et meil on siis selline 4-5 uut südant. Et kui me kõike seda teame, siis mõelge selle peale, kui meile lubatakse mõnda imeravimiga, et nii, 1 päevaga saame kõik korda, 5 päevaga on kõik mured lahendatud elus, on ju. Nüüd, kuidas see biokeemiliselt kõik võimalik on? Jaa, mingid asjad on võimalikud, loomulikult, on ju. Aga me peame ootama ja andma aega, et vaikselt omal see tervisekasu tuleks. Et kui me anname, vot see ongi, et kui ma kohe alguses ütlesin, et kui meil täna hakkame tervisega tegelema süvati, siis meil tuleb september, oktoober, november, detsember alles ja meil ei teki võib-olla nohu, on ju, haigeks meie ja nii edasi, on ju. Ehk siis, kui me tervisega või toitumisega reguleerime tervist, siis on tavaliselt 2-3 kuud nihkes omadega. Et hea on kuulata väga paljusid, kes ütlevad, et suvi on, mina ei pea suvel võtma ühtegi lisandit, kuna mina toitun marjadest ja kõigest muust nii hästi, on ju. Ja siis seesama inimene, kes seda ütleb, on septembris-oktoobris juba haige. Järelikult juuli-august on siis tervises mingi viga tehtud. Järelikult need marju ei olnud piisavalt või ühekülgselt. Et antioksüdanti on küll väga tore süüa, aga igasugused muud toitained või siis mõnda asja saame liiga palju. Et no, me peame kõike saama mõõdukalt ja kogu aeg. Et me peame arvestama, et kui me teeme dieeti, mingisugust nii-öelda dieeti, et noh, näitlikult teeme arbuusidieeti 6 aega, siis kui me ainult teatud ühte toidugruppi sööme ainult 6 aega järjest näiteks ja teised jätame kõrvale, et sellepärast, et mingit tervisekasu saada, mis siis juhtub? Teatud rakkurühmad ju jäävad nälga ja sel ajal, mis need rakkurühmad pidid poolduma ja siis elus olema, kus siis nemad saavad oma vitamiini, mineraalid, fütotoitained, kõik need suured, kõik võimalikud erinevad. Ei saa, siis tegelikult ju kuskilt mingisugused organid hakkavad järgi andma, et loomulikult meil on kehal tallel ka ju, et mingisugused varud, aga need hakkavad lõpuks otsa saama. Ja sealt ja kui eelnevalt juba olid otsas, on ju, et siis no, et kunagi need äärmused ei ole head, et lõppkokkuvõttes need igasugused äärmuslikud dieedid, mis kestavad paar kuud, on ju, siis tavaliselt juhtub see, et kui see järgi jätta, siis keha läks sõjaolukorda, üldse tegelikult omal pani nii-öelda tallele, et vaatas, oi, nii, meil on sõda, hoiame siis asjad kinni kõik ja nii, kui meil tegelikult uued toitained peale tulevad, siis talletaks veel rohkem, inimesed võtavad 10 korda rohkem juurde veel omakorda. Et pigem kogu aeg ja mõõdukalt hoopis toitumisega tegeleda ja võimalikult palju õigeid rasvu ja vitamiine ja mineraale süüa. Kui nüüd minna spetsiifilisemaks natukene, kevade võti on siin, kevade võtmes mul veel on. Et kui me tahame olla vitaalne, on ju, siis ei ole mitte midagi, on ju, lihtsalt, on ju. Et võtame nüüd, on ju, 90 toitainet, on ju, 60 mineraali, 16 vitamiini ja kõik paneme need kokku ja sööme need. On lihtne? Ei, kindlasti ei ole lihtne, on ju. Et teeme veel lihtsamaks, on ju, nagu toitumisnõustajad tavaliselt räägivad, on ju, et oi, et nii, paneme kõik 90 toitainet erinevasse menüüsse, on ju, siis on 50-60% süsivesikuid, 10-20 valgud, on ju, 25-35 rasva. Sinna juurde võtke vitamiine ja mineraale. Kas läks lihtsaks? Ei, kindlasti mitte ei läinud. Väga keeruline. Või et jagame need kõik 3 toidukorra vahele ära, vahepalad, vett, 35 milliliitrit peale. See ausalt öeldes, et võib-olla mõne inimese puhul töötab see, on ju, aga see on nagu täitsa võimatu sellist loogikat jälgida. See on nüüd juba poole lihtsam, on ju, et mida meil on pähe tambitud, on ju taldriku reegel. Et jagame ära taldrikud, on ju, et on salatid, on ju, süsivesikud, valgud, on ju, siin, aga kõige lihtsam loogika on tegelikult hoopis see Vahemere toitumine. Vahemere toitumise püramiid ja mis on see kõige lihtsam loogika siin on ju, vaadake naer ja sotsiaalne tegevus. Et
ja ütle veel väike vein juurde ja ongi kõik, et see on nagu see põhibaas ja kui nüüd tuletate meelde eespool seda, millest tervis koosneb, see mõtlemine on kõige esimene, siis täpselt üks-ühele ongi, et see Vahemere toitumise juures on esimene asi ja minu meelest kas Tervise Arengu Instituut nüüd ka juba ei toonud seda trenni ja liikumist siia alla ära, on ju. Mis juhtus COVID-i ajal, kui inimesed kapseldusid, on ju, et ei saanud suhelda. Eestis ei olnud see nii palju probleeme, on ju. COVID aeg oli kõige ägedam ja kõige sotsiaalsem aeg üldse siin minu meelest. Aga mujal maailmas oli väga palju probleeme esines, kus inimesed ei saanud suhelda omavahel ja pidid kapselduma, eriti siin lõunaosariikides Euroopas. Et ühesõnaga see ja siis tegelikult juba ongi nagu see tervislik pilt on siin. Et igasugused kiudained, et soolestik vajab neid, kui meil soolestik ei saa kiudaineid, siis see ei toimi see korralikult ja hakkavad, ma ütlen, soolestik on meie nii-öelda terve teine aju, on ju. Et kui seal on põletik ja seal ei ole piisavalt kiudainet, siis edasine juba on probleem. Siis kasulikud rasvad, eelistada kindlasti merelisi, on ju, ja siis nii edasi. Aga kui minna nüüd natukene veel spetsiifilisemaks, et ma lähengi järk-järgult, et siis hakkame vaatama tegelikult, mis meil mõjutab keha kõige nii-öelda algstaadiumist, et rakupõhiselt ja vaatame, kuidas tagada, et meie rakud nendest 37 triljonist, 40 triljonist ükshaaval panna nad korrektselt tööle ja siis saame ehitada sinna peale tervise, ehk siis puhas ennetus. Ehk kui rääkida nagu rasvhapete ajaloost üleüldse, et siis Eestis aastal 1990 kuskil hakkas see nii-öelda toidutootmise revolutsioon pihta. Aga ja peale seda me tasapisi oleme jõudnud haigustega, igasuguste elustiili haigustega Läänemaa ühiskonnal järgi. Mujal maailmas oli siis 1960 hakkas see nii-öelda toidu tootmise revolutsioon ja mis on see põhiline erinevus, mis on nagu juhtunud siin? Et kui vanasti loomi kasvatati, siis nüüd neid toodetakse ja kui meil vanasti ka igasugused põllukultuurid või tomatid, kurgid, kõik muud meil kasvasid ilusti mulla sees, siis tänapäeval on nad lihtsalt lahuses kasvavad. Ehk siis meil näevad nii-öelda loomad põhimõtteliselt näevad sarnased välja nagu vanasti. Igasugused rohelised taimed, mida me siin sööme talv läbi, et näevad põhimõtteliselt samasugused välja, küll aga biokeemiline koostis on neil kõigil totaalselt erinev. Et see ei ole see toit, mis oli meil vanasti. Ja see, kuna me peame iga päev ammutama oma toidust, oma rakkudele neid toitained, siis kui midagi kuskil iga päev puudu jääb, siis hakkavad kõrvalekalded toimuma. Ja kui me räägime nüüd natuke rasvadest, omega 3-st on paljud kuulnud, aga mis asi see omega 6 on? Ehk siis need 2 rasva on totaalselt saanud kahjustada nüüd selle nii-öelda toidu tootmise revolutsiooniga. Ja mis mõttes kahjustada, et ühte on liiga palju igal pool ja teist on täiesti olematu. Et omega 6 nimelt, mis tekitab põletikku, seda on meil liiga palju igal pool, nii loomakasvatuses on ju, ja meie toidulaual ja omega 3 pole üldse. Aga mis nendest sõltub? Nimelt, et meil DNA kohaselt peaks need rasvad olema kogu aeg üks-ühele, et saama toidust omega 6 ja omega 3. Nüüd teadlaste soovitus ja Eesti Tervise Arengu Instituudi soovitus näiteks on, et me saaksime omega 6 2 või 3 korda rohkem kui omega 3. Et see suhe olekski nii toidus kui lõpuks verest võttes, et 2-1 või 3-1. Ja nüüd ongi, et 1990 kuskil ja mujal maailmas 1960 toimus see pöördepunkt, kus oli 4-1 ülespoole, edasi ja 15-1 ja 25-1 on see põletikuline protsess sellel toidul, mis me tarbime. Ja siin uuringud näitavad näiteks, et kasvatuse kala samamoodi, kasvatuse kala on selline 15 korda enam omega 6 kui omega 3. Aga mis sellest siis juhtub? Sellest hakkab juhtuma see, et naha kehv kaitsevõime, liigese põletiku, psoriaasid, atoopilised dermatiidid, kõrged vererõhud, Alzheimer, skleroosis multiplex, ainevahetus, igasugused häired, astmad, allergiad, igasugused vähivormid hakkas välja kujunema, ongi autoimmuunhaigused, viljakuse probleemid, kõik need, mis on elustiili haigused.
Ehk siis väga palju see terviseketas, mis seal on, et 90% igasugused probleemid tulevad tegelikult punkt 1, et rakuaine vahetus meil ei tööta ja seesama see põletikuline protsess ei toimi. Kui vaadatagi, mismoodi siis kehas siis on, kui meil omega-6 on liiga palju ja omega-3 on liiga vähe, siis ongi, et meil ajutalitus ei tööta nii hästi, sellepärast miks aju koosneb veest ja rasvast, see rasv paljuski omega-3 alarasvast, näiteks DHA, on ju, et südameprobleemid, nahk vananeb kiiremini näiteks, on ju, et liigesed, lihased, põhimõtteliselt see pilt, mis ma siin vaatan, et ausalt öeldes 9 aastat tagasi tasapisi enam-vähem minu pilt oli see siin, et igapidi hakkasin tasapisi juba lonkama. Aga nüüd võt see ongi, et 9 aastat hiljem ma olen ennast üles ehitanud vaikselt. Aga kui panna nüüd need rasvad tasakaalu, mis siis juhtub rakkudega? Need kõige väiksem meie, et rakud, et kuna me koosneme nendest ja nemad toodavad siis, neid on ju 140 erinevat tüüpi ja igaüks, nad on erineva kujuga, aga no põhimõtteliselt loomsed rakud on ühtemoodi. See rakumembraan, see nii-öelda kestal, siit ta peab toitainet saama sisse ja laskma välja, nagu meie. Sööme ja käime WC-s. Et samamoodi rakud ja kui neil ei tule toitainet korrektselt sisse ja ei lase välja need toitained, siis mõelge ise, mis te olete kõht kinni 3-4 päeva. Täpselt samamoodi rakud. Aga kuidas need rakuaine vahetus toimib? Rasvade pealt. Ehk siis see rakumembraan väga paljuski koosneb lipiidikihist, ehk siis rasvadest ja kõik need rasvad, seal omega rasvad ja küllastanud rasv peavad tasakaalus seal olema. Siis toimib see korrektselt. Ehk siis, kui me tahame omal elus vähemalt ütleme, et pool juba tervise edu saavutada, siis paneme oma rakud tööle, et need hakkaks toitainet kätte saama ja vähendame põletikku, omega-6 põletikku, siis meil on juba enamus kõik ära tehtud ja me saame juba väga palju juba toidust kätte kõike muud. Aga kus on see nii-öelda see edu võti ja see tervise saladus, mida enamus ei tea, aga millest juba ajakirjandus räägib ja mida arstid osad teavad, aga ei oska soovitada, kuidas seda saavutada. Et siin on selline lihtne nipp tegelikult, et kui toiduga tahta saavutada tasakaalu ja tänapäevase lahendusega, siis kuskil keskmine meesterahvas, selline 80-kilone meesterahvas, peaks sööma 2,5 kilo merekala nädalas. Olen teste teinud, vereteste ja olen vaadanud, see toimib. Ehk siis, kui nii palju merekala süüa, siis see läheb tasakaalu. Aga näitan ühte videot, kus on tegelikult seletab lahti ja siis kuidas saab alternatiivina tasakaalu. Ja siis ma seletab ja vaatab edasi, et kuidas lahendusi leida. Mait, sa näita mulle, kui mul häält ei tule siin juurde. Peaks tulema, aga igaks juhuks. 6,3 miljardit inimest ei saa piisavalt omega-3 rasvhappeid. Samas tarbib enamik meist liiga palju omega-6 rasvhappeid. Maailm on tasakaalust väljas. See võib mõjutada normaalseid füüsilisi ja vaimseid funktsioone, mis on seotud südame, aju ja silmadega ning võivad põhjustada ebanormaalseid põletikulisi ja immunoloogilisi reaktsioone. Lihtne vereproov näitab, kas kõik on korras või tuleks hakata tegutsema. Kuidas saame omega-3 rasvhappeid? Omega-3 on asendamatu rasvhappe, mida meie keha ei suuda ise toota. See tekib kõige loomulikumal viisil rasvaste kalade ja vetikate kudedes. Omega-3 rasvhappeid peame saama toidust või kalaõli sisaldavatest toidulisanditest. Tundub lihtne. Et tervist toetada, vajavad täiskasvanud päevas umbes 2 grammi EPA-d ja DHA-d. See tundub üsna väike kogus, aga kas sööte iga päev vähemalt 1 portsjoni sardiine, ansjoovist, makrelli, lõhet, koorikloomi, linaseemneid või kreeka pähkleid? Jah, sel juhul saate piisavalt omega rasvhappeid, kuid ametiasutuste sõnul kaasneb selle koht, et teie organismi satub keskkonnast liiga palju saasteaineid. Ei,
Kui teie vastus on ei, olete tõenäoliselt üks neist 6,3 miljardist inimesest, kes ei saa piisavalt oomega-3. See on ummikseis. Aga oomega-3 toidulisandid, sellest räägime 58 sekundi pärast. Fakt on see, et enamik meist ei söö nii palju kala. Selle asemel sööme palju liha, kana, riisi, maiustusi ja tugevalt töödeldud toite. Seetõttu saame liiga palju oomega-6 rasvhappeid ja liiga vähe oomega-3 rasvhappeid. Kahjuks on tõsi, et 97% inimestest ei suuda saavutada oma kehas nende asendamatute rasvhappete tasakaalu, mis on vajalik tervise korras hoidmiseks. Kas tahaksite teha meie balance testi ja haarata kontrolli oma toitumise ja tervise üle? Antioksüdandid on oomega-3 rasvhapete parimad sõbrad. Siin on meie keharaku lähivaade. Antioksüdandid kaitsevad asendamatuid rasvhappeid nii pudelis kui ka kehas. Need tagavad oomega-3 rasvhapete värskuse ja tõhuse toime ning muudavad rakumembraani paindlikuks, et toidus olevad toitained saaksid imenduda. Kuid mitte kõik antioksüdandid ei suuda seda funktsiooni täita. Polüfenoolid muudavad asja täielikult. Tõsiasi, mis jäetakse kalaõlitööstuses sageli tähelepanuta. Neid looduslikke antioksüdante leidub tavaliselt mereandides, pähklites ja seemnetes. Polüfenoolid on tõhusad mikroelemendid, mis koostoimes oomega-3 rasvhapetega aeglustavad oksüdeerumist ja optimeerivad imendumist. Need tagavad oomega-3 rasvhapete piisava imendumise, mis toob kehale ja tervisele pikaajalist kasu. Kas on ohutu võtta suuri annuseid oomega-3 rasvhappeid? Jah, rafineerimisel eemaldatakse kalaõlist peaaegu kogu elavhõbe ja polüklooritud bifenüülid. Kahjuks eemaldab see protsess kalaõlist ka looduslikud polüfenoolid. Seepärast avaldab enamik tänapäeva oomega-3 toidulisanditest kehale vähe mõju. See asetab meie Balance Oil Plussi omaette liigasse. Meie sünergiline koostis ühendab taas polüfenoolide ja oomega-3 rasvhapete kasulikud omadused. See on revolutsioon oomega-3 toidulisandite vallas. Koristuseelsetest oliividest saadud polüfenoolid on taimsed ekvivalendid antioksüdantidele, mida leidub looduslikult mereandides. Meie toidulisand on tegelikult rasvasele kalale lähedasem kui kalaõli. Oleme pudelisse pannud looduse tõelise jõu. Piisab sellest, et panete meie tooted proovile, sõna otseses mõttes. Zinsinu Balance test on meie balance kontseptsiooni keskmes. See on personaalne teaduspõhine kuiv veretest, mis näitab, kas teie praegune oomega-6 ja oomega-3 rasvhapete vahekord on tasakaalust väljas. Teete testi enne, kui hakkate kasutama meie Balance Oil Plussi ja siis uuesti 120 päeva pärast. Nii saate ise veenduda, kas teie asendamatute rasvhapete tase on taastunud ja meie tõestame, et meie toidulisandid toimivad tõepoolest. See on iga terviseteekonna algus ja meie dünaamilise testipõhise toitumise strateegia alus. Oleme teinud kogu maailmas umbes 1 miljon testi ja meie üha kasvav andmebaas näitab, et 97% tulemustest olid tasakaalust väljas. Iga inimene, kelle elu on meie polüfenoole ja oomega rasvhappeid sisaldavate toidulisanditega taas tasakaalu viidud, on meie balance'i kontseptsiooni ülim tõestus. Lõpetage oletused tervislikuma eluviisi kohta. Testipõhise isikupärastatud toitumise eestvedajatelt. Zinsino. Jah, et selle pika loo lühike mõte on see, et Zinsino Balance Oil viib tasakaalu lihtsalt rakud ja annab selle sama puuduva, mis toiduainete tööstus on meil ära võtnud aastatega. Et see on lihtne loogika. Ja oomega-3 selle kohta on solvav öelda, et see ongi Balance Oil, ehk siis ta paneb kõik rakud tasakaalu. Et oluline võti ongi seal see oliiviõli polüfenoolid, mis panevad tööle selle ja see retsept on 95% või 98% erinev, mis igasugune muu turul olev oomega-3 on. Et sellepärast ongi seal, et me julgeme panna kõrvale veretesti, Vitas labori veretesti. Ja kui video oli circa, mis ta on nüüd aastakene vana, siis oli 1 miljon testi. Me oleme praegu hetkel testinud maailmas üle 1,4 miljoni. Ehk siis tegemist on maailma suurima terviseuuringuga. Ja me teeme siis meie partneri juures vereteste ja selleks on Vitas labor. Et see on üle 30 aastase taustaga labor ja meie oleme siis üks klient paljudes seal.
aga et üks asi on sellest rääkida nii-öelda kaugest Ameerika onust, kõige lihtsam ongi, et rääkida isiklikest tulemustest. näiteks ma olen oma juba tervise teemadest rääkinud piisavalt, et mis mul on kõik paremaks läinud, samamoodi perel ja sõpradel-tuttavatel, aga nii-öelda kui võtta kõrvale minu seal tervise edenemine ja kõrvale analüüsitud anonüümsed analüüsid, needsamad Vitas Labori analüüsid, kõik on anonüümsed, siis ma olen iga aasta teinud oma perel ka. Alguses ma tegin natuke tihemini ja nüüd ma olen korra aastas teinud. Viimane ongi mul oktoobris tehtud. See oli siis 1,8:1. Ehk siis ongi, et Eestis on Tervise Arengu Instituut soovitab 2:1. Ma olengi hoidnud kuskil 2:1 enam-vähem oma rasvhapete tasakaalu. Siit on hästi näha see, on ju. Aga algus, kui ma 2016 tegin testi, siis oli see põhimõtteliselt 16:1. 16 korda enam põletikku ja kui me arvestame seda, et 4,1 ülespoole, 5,1 ülespoole hakkavad välja kujunema meil kõik elustiili haigused, siis pole ime, et mismoodi mul tegelikult need igasugused tervisehädad oli juba 39-aastasena, kui ma olin juba pikki aastaid tegelikult olin nii-öelda, et rakud ei saanud korrektselt toitu ja hakkas välja kujunema. Aga nüüd ongi, et step by step vaikselt. Aga mis minust kõige parem on huvitavam see, et Mait, siin on sinu testid. Sina oled 2 tükki jõudnud üldse teha elus, on ju. Et räägi oma neist, mis sul lugu nende testidega on? Et kui sina ütlesid, et sinul esimene 16 ühele, siis näe, minu oli isegi veel hullem, 21 ühele. Et kui ma seda testi ootasin, siis ma nagu eeldasin, et on parem kui Eesti keskmine, et ma arvan enda söömisest ja liikumisest nagu üldiselt hästi ja siis arvasin, et noh, peaks ju test ka olema ikkagi okei, aga võta näppusse üldse täiesti kehvake. Ja ma olen ka ise neid teste näinud siin 30 kui rohkemgi tükki ja üks kehvemad, mis ma üldse olen näinud. Aga minu teine test, kui ma hakkasin seda õli võtma, eks ju siis 4 kuud, siis ma juba peaaegu sain tasakaalu 3,3, nii et muutus on tegelikult väga suur olnud. Ja mis ma ise olen kogenud, et noh, ega ma algul ei saanudki nagu muutusest aru, lihtsalt võtsin ja võtsin. Aga miks ma üldse tahtsin seda proovida, oli siis minul on peavalud, mis mind kogu aeg segavad. Ja üks hetk ma panin tähele, et need ei sega mind enam nii palju. Et see on minu kõige suurem võit, et selle üle ma olen uhke ja mul on hea meel selle üle. Ja mis veel muutus, siis mul hakkas tekkima energiat. Ma hakkasin ärkama enne äratust. Ma töötan päästes ja kiirabis, siis see unevärk on niigi, eks ju, natuke häiritud ja ma ei pea päeval näiteks uinakuid enam tegema. Ja selle uinaku asemel ma lihtsalt, ma ei tea, teen mingi muid asju, et mul ei ole niisugust väsimust, et see on nagu teine hästi suur võit. Ja siis inimesed mingi hetk hakkasid rääkima, et mis ma enda nahaga olen nagu teinud, et nahk on näinud ilusamaks, et kortsud on umbes ära kadunud. Aga seda ma ei osanud ise alguses nagu tähele panna, aga teised inimesed siis hakkasid küsima ja kiitma niisuguseid asju, mis on väga huvitavad. Et jah, suured muutused. Ja kui suures teistele inimestele võib-olla sellest testist ei loegi midagi välja, aga ma ise vaatan, mis sul see esimene test, just see omega-3 rasvhapete indeks 2,9. See on väga-väga väike, et ma tavaliselt keskeltläbi, kui ma teste seletan lahti inimestel, on ikkagi 4 kanti see. Et siin ongi, et meestel tulevad 1,5 peal potentsihäired, naistel menstruaaltsüklihäired on ju. Igasugused väga suured tervisehädad tulevad siit juba niimoodi. Aga mis on nagu huvitav, vaata, et kui sa oktoobris hakkasid tarbima, siis veebruar, siin on sa 3,3, sa peaaegu rohelised, see test läheb 3,0 pealt roheliseks, on ju, peaaegu. Aga kui ma vaatan eelmist minu oma, siis vaata, täpselt ma 2016 veebruar tegin, järgmine test oli 2016 september. Umbes sarnane ja kui suures samamoodi, ma ei saanud kohe tasakaalu, et ongi, et teatud inimestel läheb aega lihtsalt, et kui me oleme niivõrd palju paigast ära, sina ja mina Euroopa keskmisega, sina enam-vähem hakkad USA keskmisel lähenema, on ju, et siis läheb võib-olla aega rohkem natukene. Et ega minu test samamoodi väga kehva, et väga palju, kui mul kliente on, kellega ma räägin, et enamus on ikka 10 korda tervislikumad olnud kui mina, on ju. Ja mina vist ka pikki aastaid kogu aeg oli selline kollaroheline ja nüüd ausalt öeldes ükstaskõik, mis ajal ma teen, on ju, et kogu aeg on roheline. Et see ongi see tegelikult see rasv ju talletub kõikidesse rakkudesse ja see ongi süvati niivõrd sees, et ma olen nii-öelda läbi imbunud sellest ilusti õigetest rasvadest ja siis toimib kõik vähemalt, on ju.
et veri on vedel, on ju, kõik, iga veresoonkonnal on kasulik, ei ole mingit trombiohte, mitte midagi, on ju, et kõik toimib. Et siin on ka näha, et täpselt nagu siin siu pildil on põletik, kui on põletik, on ju, sealt hakkavad kõik probleemid pihta ja see on nüüd see põletik, mitte arst ei mõõda, on ju, see on nüüd rakupõhine põletik, OME6 tekitab põletik. See, mis arst mõõdab teile on ju verest, on ju, see on juba sealt 10 korda hüpet edasi, see on nagu ennetav pool siin, on ju. Aga teadusuuringutest nii palju näiteks, et on välja toodud, et siin on ära toodud tabel, aga see baseerub erinevatel siis teadusuuringutel. Ehk siis ongi, et igasugused 5-1 ülespoole näiteks põletikuline seis on autoimmuunhaigused, on risk, igasugu astmaatilised reaktsioonid, kõik muu. Et siis südame-veresoonkonna haiguste risk või suremusriski langeb, kui sa hoiad kogu aeg 4-1 ülespoole. See ei tähenda seda, et sa mängid nende numbritega, see ongi, et sa hoiad oma 2-1-le, 3-1-le ja kogu elu. Sünnist surmani, on ju. Kas lisandiga või ilma lisandita, see on sinu valik, on ju. Mina olen perega valinud selle tee, et võtan Balance Oili iga päev lusika pealt, on ju, ja kas kapslite kujul. Mul naine lapsed võtavad kapslite kujul näiteks sama Balance Oili, on ju, mina võtan külmkapis, ma alati soovitan kas sama musta pudelit või seda teist pudelit, et toimib laitmatult. See 1,3 eurot mul päevas on 10 korda odavam lahendus kui igasugune tervisemure või ma peaks haigusid talluma. Nüüd see pilt salvestage üles või vaadata tagantjärgi, et see on oluline, alati ma ütlengi omal külmkapi peale panna, et saaks aru, mis siin elus toimub, on ju. Ehk siis hästi kiiresti seletan lahti, et küllastunud rasv, see annab meile energiat, kui see liiga palju on, siis teeb meid kohevamaks, kui seda liiga vähe on, võtame kaalust alla, siis see liiga palju seda küllastunud rasva on, paneb rakuaine vahetuse kinni meil ja peab tähelepanu pöörama see liha siin, see on looduslik liha, see all siin, OME6, mis tekitab põletikku, see liha siin on masstootmise liha. Et see liha siin on söönud näiteks maisijõusööta, teraviljajõusööta, välismaal soja näiteks. Et see tekitab põletikku, on ju, see võtab põletikku alla ja OMEGA9 on ka kasulik rasv, rapsiõli kuulub enamuses siia alla, on ju, aga OMEGA9 samamoodi on kasulik rakumembraanile, et väga kasulik oleks teada, mismoodi tegelikult meil toidulaud koosneb siin, on ju, sööme magusat, küllastunud rasv jällegi näiteks, on ju. Aga ükski rasv, välja arvatud transrasv, ükski rasv ei ole kahjulik, et need kõik on kasulikud, aga lihtsalt neid ei tohi lihtsalt üle süüa. Et kui tarbida nüüd seda tasakaalu oli Balance Oili, siis need rasvad pannakse kõik selle poolt lihtsalt paika sul kehas, on ju. Aga kui seda ei tarbi, siis müts maha, väga raske on toitumisega reguleerida. Peaks kogu teste tegema, vaatama, kuidas need toiduained mõjuvad, on ju. Ehk siis siin ongi ära toodud lihtsalt, et kõik see, mida inimesed näevad igapäevaselt oma sõpradel, tuttavatel, perekonnas, et see on tegelikult, kõik saab alguse põletikust ja seda saab ära hoida. 95% kõikidest haigusest oleks olemata, kui me hoiaksime kogu aeg oma rasvhappeid korras. Ja kõige lihtsam ongi, et kui me teeme kogu aeg täpselt seda sama, ja see sama tegevus on viinud meil mingi tervisehädani, mingi allergiali, astmani, mis iganes, siis järelikult, et me loodame teist tulemust saada või mingist ravimist või saame mingist kreemist, et liigesvaegus ära läheb ja sööme ikka täpselt samamoodi või sama toitainet saame, siis see ei tööta ju. Me peame selles valemis midagi muutma. Et kui ma iga hommik teen pannkooki täpselt sama retsepti järgi, siis on ju tulemus täpselt sama pannkook. Kui me muudame retsepti, on teine pannkook. Aga huvitav ongi, et kuidas väga paljud ei saa sellest aru, et teha täpselt samamoodi kõike, aga kuidagi teine tulemus peaks tulema jumala armust kuskil. Samamoodi on nagu raha teenimisega, et inimesed ei muuda mustrit omal enesearengus ega töös mitte midagi, aga arvavad, et peaks kuidagi saama rikkamaks või kuidagi raha rohkem saama. Ei saa. Selleks peab tegema mingisuguseid uusi tegevusi, et muster murda.
aga mis siis, kuidas siis on 120 päevaga saada keha korda, et siis punkt 1 ongi, et alati on punkt 1 toit muidugi, aga kuidas me aasta ringi saame seda nii-öelda sellist toitu kätte, mis on päriselt vitamiine, mineraale pungil täis nagu vanal ajal on ju. Et ja kõiki kasulikke rasve saaks ilma igasuguste tööstuslike jääkideta on ju. Ja siis kas me aasta ringi saame ilusti siin külmas vees malet mängida, ehk siis meil teisisõnu immuunsus oleks hoopis teine. Näiteks, et selline biokeemiline ühend nagu või komponent näiteks, mida saab võtta, on 1,3,1,6 beta-glükaan. Meil on selline toode nagu Protect sees. See biokeemiliselt töötab kehas täpselt samamoodi, nagu näiteks on meil talisuplus. Et noh, et kas me nüüd teeme talisuplust või võtame mingisugust teatud lisandit näiteks juures, igaühe enda valik on. Aga jaa, et kui rääkida nüüd sellest nii-öelda balance oil'ist, siis see nüüd on totaalselt erinev igasugusest, mis müügil on omega-3-st, on ju. Et ei pea kuidagi vaidlema, kas see on üks halvem või teine parem või kõige lihtsam on test teha, anonüümne test. Vitas Labori oma väga hea, lihtne on näha, et kas toode toimib või ei toimi. Ei ole mina näinud, et mingid muud tooted väga toimiks. Et võib erandeid juhtuda küll, aga need ei tööta, kas on seal EPA-t vähe, on seal DHA-d liiga palju või ei ole seal, ega omega-9 seal niikuinii tavaliselt ei ole, et viia need nii-öelda tasakaalu. Et on kapslite kujul, vegan kujul, on siis hästi polüfenoolide rikas, on ju. Et oluline on see, et tooted oleks puhtad, oleks looduslikud ja meil on enamus patenteeritud ka veel oma tootmine, oma tehased. Ja kui oli rasvadest palju juttu, siis ongi, et me kogu aeg keskendusime põletikule, rakumembraanile, aga ongi tervislik toit. Kui tervislik toit on ju, siis näiteks multivitamiin on solvav selle kohta öelda, toitainete kompleks. See, mis siin pildil on, see jällegi, see on nagu minu meelest rohkem selline matemaatikute pärusmaa on ju, või toitumisterapeutide pärusmaa, sellest ei saa peaaegu mitte keegi aru ja neid numbreid vaadates on ju, siis proovitakse midagi öelda, tegelikult see kooslus loeb. Kõige lihtsam tegelikult on öelda see, et eelis on see, et energia tuleb siit on ju, et on luude liigeste funktsioonid paranevad, immuunsus on tugev on ju, looduslikult koostisosad on ju, või see pilt. Et me peame päevas ära sööma nii palju erinevaid toitained, et saada täpselt sama kogus kätte, mis eelmisel pildil oli. Vot see on vägev. Siin on üle 9 kilo lihtsalt. Et 9 kilo, kas me suudame ära süüa, et me saaksime kätte need, siis me saame kõik ilusti rakkudele, kõigile rakkudele vajalikud toitained. Kui ma rääkisin nendest dieeditamistest, siis on ehe näide siin on ju. Et kui me dieeditame on ju, siis jäävad meil puudu teatud toitainede grupid. Siin ongi näha, et mida me kõike tegelikult iga päev vajame. Et siis, kui see inimene ütleb, et tema saab toidust kätte kõik, müts maha. Ausõna, võib-olla tõesti saab. Mina pole neid inimesi näinud, kes saab kõik toitained ilusti kätte, et see jaguneks. Ja mitte niimoodi, et üle võlli on mingi B-grupi vitamiine või midagi, et osad inimesed laskuvad äärmustesse, võtavad teatud kindlaid gruppe, võtavad liiga palju, on ju. Et jah, magneesiumiga ei juhtu midagi, sul läheb lihtsalt kõht lahti, on ju, kui magneesiumi liiga palju võtta. Ja teatud asjadega, et võib üle võlli võtta, sellest ei juhtu väga midagi, et see lihtsalt keha reageerib, on ju. Enamus asju ei tohi üle võlli võtta. Et aga see Xtend kopeerib siis Dr. Paul Claytoni elutöö on see, et kopeerib päris toitu tegelikult. Et mina ja minu lapsed oleme seda aasta ringi kogu aeg võtnud, 9 aastat. Algust me tegelikult suvel ei võtnud, me ei saanud täpselt aru sellest kõigest, aga rohkem õppides, arenedes, siis saime aru. Ja kolmas asi, mis on kõige loogilisem või olulisem, ongi prebiootikum. Kiudained, et me ei söö, igapäevaselt me ei söö nii palju igasuguseid kasulikke kiudaineid, prebiootikume, et prebiootikum on probiootikumi toit. Et probiootikumid jäävad nälga meil, kui meil ei ole prebiootikume soolestikus on ju, ja sooletervis on oluline, sooletervis, siis on see põhimõtteliselt meie teine aju ja hakkavad toitaineid imenduma. Et eestlase statistika järgi 50% söövad vähem kiudainet kui vaja on. Et see on täpselt, kui sa tead, et sa sööd palju kõiki kiudained jumala eest, siis ei ole seda toitaineid vaja, aga ma soovitaks vahepeal siis vähemalt katsetadagi, et kuidas soolestik toimima hakkab ja kuidas muu tervisekasu kõik tuleb. Näiteks kui inimestel on nahaprobleemid, siis kindlasti on õli punkt 1 ja näiteks prebiootikum on number 2 kindlasti on ju. Aga kui vaadata nüüd eelmist seda 3 pilti, mis oli õli, siis prebiootikumid ja vitamiinid, mineraalid, siis tegelikult see ongi ju tervislik toidulood. Ehk siis ongi, et see nii-öelda näitlikult oleks, see osa oleks siin, see roheline oleks Xtend,
siis see osa siin oleks nii-öelda see õli pool, on ju, ja see oleks siis see sinobiootiku pool. Ehk siis täielikult on nii-öelda kaetud see tervislik toit, et see ei olegi nagu toidulisand, see on lisatoit meile, et ta on nagu toidule rohkem sarnane. Kusjuures kõige huvitavam on see, et kui ma reisil lähen, siis alati reisil on kõik kaasas, siis tehke katset, kellel on sinobiootik. Et jätke see kohvrisse ja teatud maad, kes otsivad kohvritest seda orgaanikat, et kas teil on kohvris, ma ei mäleta, Mehhikos ja kus kohas veel, et ei tohi olla neid mingeid puuvilju, juurvilju ei tohi sul olla kohvris, on ju. Siis sinobiootik alati korjatakse välja, hakatakse uurima, mis asi see on. Sellepärast, et röntgen näitab seda sinobiootikut kui elustoitu. Et see on päris huvitav. Aga jah, et kokkuvõttes ongi, et kui tahta, see on nagu selline basic, et rakupõhine ennetus, et kui me tahame avastada oma selle tervisepotentsiaali, siis kõige lihtlabasem mõte ongi, pane oma rakud tööle, võta põletit maha, on ju. Et see ongi, et rakud maha, et rakuaine vahetus korda, on ju, siis vitamiinid, mineraalid, fütotoitained peale tervislikult, on ju, ja siis kiudainet, soolestik korda. Ja see on see nagu see põhistandard. Ja kui see standard on juba töötab, siis kõik muu on ka. Et siinkohal ma praegu panen selle jagamise, võtan maha ja hea meelega vastaks küsimustele, kuna siia vahepeal ei tulnud, kui on küsimusi või ettepanekuid. Kellelgi on küsida, siis küsige julgelt. Mait, kas sinul? Ja ma saan aru, et see õli on kõige olulisem siis sellepärast, et ta paneb meie rasvhapet tasakaalu ja me sööme seda kala liiga vähe, eks ole. Ja, mis ma olen testidest näinud, et probleemi ei ole isegi, enamusele, kes üldse midagi ei tea, on ju, siis on omega 6 kindlasti liiga palju on tarbitud. Kes on aga teadlikud tarbijad, siis nad võtavad hakkavad vähem omega 6 tarbima, näiteks no ongi, et masstootmise liha, ka näiteks munad, on ju, et arvestades, et sa selle 3 templiga muna just ostad, 0 templiga näiteks, on ju. Aga mida ma näen, et palju räägitakse ka, noh, see ongi selline müütiline jutt, et kui sa sööd siiaseemned, kui sa sööd seda kanepiõli, kõrvitsaseemned, sa saad taimset omega 3 ja siis on kõik korras. Aga meil on ju selles mõttes, et salarelv, et see test, veretest ja ma teen neid teste, ma olen veganitele, toortoitujatele, terapeutidele, arstidele, ma olen neid nii palju teinud neid teste, on ju, ja taimse omega 3-ga nad ei saa paika ennast. Kui on vetikas, nagu meil on see omega 3, mis meil on veganitele mõeldud, see on toodetud vetikates. Kui need samad vetikad nüüd süüa, need, kus kalad ammutavad omega 3, vaat sellega saab tasakaalu, on ju. Et see on eraldi, peab otsima sellise toote, kus on siis vetika taga niisama, et sa paned toidule siia seemneid ja loodad korda saada, see ei ole. Et põhiprobleem on jah, et kui sa oskad isegi toituda, et siis et kogemata taimseid omega 6 ei söö, et need taimsed piimad näiteks vaata üle, mis on, et kes tahab väga ongi need õlid ka, mida siis köögis võiks vähendada. Ja kindlasti päevalilleõli võiks kõik prügikasti visata, et sellepärast, et igalt poolt saab mujalt omega 6 nii palju, et see on nagu selline, ja kui te näete oma vanema generatsiooni, vanaemad, vanaisad, mis iganes on päevalilleõli, et jumala eest, neil ei ole seda omega 6 nii palju vaja. Või kui te arvate, et on vaja, tehke testi ja vaadake, kas tal päriselt on vaja seda, on ju. Seda lihtsalt saab igalt poolt, on ju. Aga rapsiõli, sellest räägitakse ka ju, et seal küll rafineeritakse ja puhastatakse. Tema nüüd pool on, peab silti vaatama, pool on seal tavaliselt omega 6 ja pool on omega 9. Omega 9 on ju kasulik rasv. Et ega omega 6 ka halb ei ole, et seda lihtsalt on liiga palju meil tavaliselt. Aga jah, et paljud räägivad siis on ju, et ikkagi, et see rapsiõlis on need igast tööstusjääke ja pestitsiite ja kõike muud, on ju. Ei oska sealt pealt öelda midagi, aga kõige targem ja kõige lollikindlam valik ausalt öeldes, millega ei saa väga pange panna, on siis, kui kasutada kõiges oma kodutoimetustes siis väga korralikku extra virgin oliiviõli, külmpressiõli.
seda nii praadimisel kui muud. kui sa oled harjunud pühapäeval pannkooke kõrvetama, no siis võta mingi muu õli selleks, on see rapsiõli või mingi muu kookosõli, mis iganes kannatab seal kõrgemal temperatuuri praadimist, onju. ma tean, mul üks tuttav kasutab seda oliiviõli, aga on see light. kuidas see sellega on, kas selle võib siis oleneb, mis seal sildi peal on, et peab vaatama silti, onju, mis ta seal parasjagu on, aga ta on kindlasti, ma arvan, ta on parem kui igasugune muu selline mingi oomega 6 baseeruv õli, onju. aga vaata, see ongi, et ei, me ei pea äärmustesse ka minema, et okei, see inimene, kes ei tarbi balance oil'i, onju, siis tema võib nagu vabamalt võtta, onju, kuna ta teab, et need rasvad lähevad tasakaalu. See inimene, kes balance oil'i ei tarbi, siis tema tõesti peab hakkama kõiki silte lugema korrektselt ja vaatama, mis õli kuidas ja mismoodi, et ta liiga palju kuute ei saaks, liiga vähe kolme ei saaks ja nii edasi. ja see testist võib rääkida korra, et ennem ei arvata, et test on ju lihtne kodus teha kõigil meil. ja test on Vitas labori test, ei pea selleks minema kuskile haiglasse. kui kardad veretesti ise teha, siis kutsu meid appi. See on muidu kodune veretest, Karbi toode, seal sees on selline unikaalne kood, mis käib testiga kaasas. Üks pool jääb sulle, üks pool läheb laborisse, keegi ei tea, kes seal taga on. Siis on need nii-öelda need nõelad, et teed näppu otsa augu, seal on kaasas paber, kuhu tilgutad niimoodi verd, lased natukene kuivada, ümbrik on kaasas, aadress on kaasas ja siis tuleb posti panna. Ja 2-3 nädala pärast on Vitas laborist, näeb siis elektroonset tulemit. Ja mõistlik on mitte üksi selle testiga ainult olla, vaid soovitaks küsida abi kelle käest sa testi ostsid, et tema seletaks sulle lahti selle testi pikalt-laialt. Et seal on, minu ja Maidu testis nägi ainult väikest osa sellest, et 23 lehekülge sellist pikemat juttu ja päris kasulik sissevaade kogu oma enda toitumisele ja saab paralleeli tuua kogu pere toitumisele. Tundub super, lihtne Ja. teha. Aga kui kellel on soovi tänast siis salvestust saada, siis andke märku, et kui see õnnestub ilusti, ma praegu hakkasin loeb pilve selle ja laeb alla selle, et siis saab jagada salvestust. Kellel on soovi nende slaidide kohta, andke märku, saab neid ka jagada. Ja kellel on soovi üldse testiõli, Xtendi, Synobiootiku ja nii edasi, kas või teiste toodete vastu, et siis andke teada sellele inimesele, kes teid siia kutsus ja siis saab lahendada kindlasti selle, et ei ole küsimust. Aga ma panengi siinkohal, panen stop recording ule ja ütlen aitäh teile.